Kultuurisõda ehk süstemaatiline rünnak tervemõistusliku maailmatunnetuse vastu on meie hinnangul lihtsalt külm tõsiasi. Järgnevalt kuuleme, mida arvavad sellest teised ühiskondlikud ja religioossed mõtlejad. No kui me räägime meie aladest, siin Eestimaa, mis vanasti oli ju ka Eesti ja Liivimaa, siis võib-olla vanasti käis võitlus selle üle, et eestlased versus baltisakslased või eestlased versus venelased. Ühesõnaga oli küsimus, et kelle omaks see maa siis saab, et mis rahvas saab olema siin peremees. Siis tegelikult, kui me räägime täna Eestist või ka laiemalt Euroopast või läänepoolsest maailmast, siis tegelikult võitlus käib selle üle, kas inimesed või piltlikult öeldes mitte inimesed. Mitte inimlik ideoloogia versus inimeste ideoloogia, see, et see Euroopa, ka Eesti siin, oleks siis põlisrahvaste Euroopa. See tähendab seda, et ikkagi, kui me räägime kas või siin Euroopa Liidu koostööst või üldse Euroopa koostööst, euroopalikest väärtustest, siis need peaksid olema eelkõige eurooplaste, see tähendab sakslaste, itaallaste, prantslaste, eestlaste, lätlaste väärtused, traditsioonid, ajalugu, aga kõige vähem, mida me näeme siin Euroopa Liidus ja Euroopas, ongi just nimelt need samad rahvad, need põlisrahvad, rahvused, et tegelikult seda Euroopat, mis kahjuks täna on Euroopa Liit, mis ei ole mitte eurooplaste liit, vaid just nimelt on Euroopa Liit, seda juhivad hoopis teised jõud ja teised väärtused, mis ei ole suugi seotud inimlikkusega. Mida edendab see ebainimlik ideoloogia? See ebainimlik ideoloogia, ebainimlik kord edendab raha, edendab börsindust, edendab inimestes neid kõige madalamaid väärtusi, mis viivad inimese, hullemaks kui loom tegelikult, sellepärast, et loomal on ju ka ikkagi väärikus, tal on teatud ülesanded, aga kui inimeselt võtta ära inimlikkus, siis tal ei ole enam mitte mingisugust ülesanded, siis ta laseb endast välja lihtsalt selle, mis on kõige rõvedam. Ja lõppkokkuvõttes, eks sellega saab see inimsugu siis ka hukka, sellepärast, et kui inimene ei ole enam, sigiv, kui ta ei ole enam jõuline, kui tal ei ole enam mõistust peas, et ta edasi saaks elada, eksisteerida, areneda, oma sugu jätkata, midagi üles ehitada, siis ta lõppkokkuvõttes mandub, lõppkokkuvõttes muutub mõne inimpõlve pärast ka sigimisvõimetuks ja siis sureb välja. Ja küllap see on ka eesmärk. Milline on see inimlik ideoloogia või inimlik tunnetus, väärtused, milles rahvad on läbi aasta tuhandete juurdunud? See inimlik tunnetus ja see inimlik kord sisuliselt ikkagi väljendub meie ajaloos piltlikult öeldes selles huumuskihis, mida üks või teine rahvas on suutnud kujundada. Ta kindlasti on mõjutatud usust, erinevatest religioonidest, erinevatest tavadest, kõikvõimalikest kultuuriväljendustest. Üldiselt mulle tundub, et tänapäeval tahetakse vastandada erinevaid uskusid ja religioone. Lõppkokkuvõttes Jumal on üks ja selles mõttes ei peaks siin olema vaidlusi. Küsimus on lihtsalt selles, et üks või teine religioon rohkem või vähem täiuslikult kirjeldab seda, mis on Jumal ja kuidas me peaksime siin maailmas elama, aga see ei ole see koht, mille üle peaks võitlema ja tegelikult ega võitlus ei käi ju ka selle üle, kuigi püütakse näiliselt siin öelda seda, et näiteks need kuradi moslemid või kaltsupead tulevad siia. Küsimus ei ole ju tegelikult moslemi usus, küsimus on ebainimlikkuses, see tähendab seda, et väidetavad moslemid siis sisuliselt Euroopas lükatakse tanki ja näidatakse, et näed, sealt tuleb kurjus, tegelikult kurjus on hoopis mujal. See on pätipoisi ideoloogia, et ühesõnaga varastada taskut tühjaks ja siis kui hakatakse karjuma, et näe varas, siis varas hakkab ka ju kaasa karjuma, et võtke varas kinni. Millised on sinu jaoks kõige olulisemad väärtused, mis Eesti ühiskonnas kultuurisõja tingimustes on löögi all? Kui võtta sisulised väärtused, siis need väärtused on ikkagi seotud sellega, et meie rahvas saaks siin kesta ja saaks areneda, paljuneda. Tähendab, on perekond, mis tagab selle, et rahvas oleks tugev, et ta oleks sigiv, et tal oleks mingisugune eesmärk. Kindlasti on laiemalt võttes kogukondlik, rahvuslik kokkukuuluvus, mis on tegelikult selle perekonna ja kõige sellega väga lähedalt ja tegelikult üksüheselt ka seotud. Ja lõppkokkuvõttes töökasvatus, see tähendab seda, et kui kasvatatakse terve põlvkond ja veel rohkem üles pehmosid,
siis järgmine põlvkond on veel rohkem pehmom ja ülejärgmine põlvkond võib-olla üldse enam ei sigi, ta ei ole suuteline perekonda looma, ta ei ole suuteline tööd tegema, ta ei ole suuteline endale, oma perekonnale, mida tal tegelikult ei ole, elatist teenima ja lõppkokkuvõttes ta niimoodi surebki välja ja annab teed siis ütleme nendele rahvastele, kes on sigivad, kes on passionaarsed, kes tahavad tööd teha. Ja nüüd küsimus ongi siin Eestis tegelikult selles, et kas me tahame ise jõuliselt säilida Eesti rahvana, areneda Eesti rahvana, siin püsima jääda või siis teeme ukse lahti võõrastele. Kuidas Eesti rahvas saab püsima jääda? Millele tuginedes ja mida peab Eesti rahvas tegema, et ta võiks püsida jääda? Tööd tuleb teha kõigepealt ja tööd tuleb teha mõistusega, see tähendab seda, et peab arenema, sellest tööst peab olema kasu, koostööd tuleb teha, see tähendab seda, et iga inimene peab olema piisavalt tugev, et üksinda hakkama saada, ta peab olema nagu metsavend sisuliselt. Aga neid metsavendi peab liitma ühine ideoloogia, et meie põhiseadus algab ka ju preambulis sõnadega, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. No iga eestlane peab kõigepealt uskuma seda, et ta on eestlane ja et üldse on olemas Eesti rahvas, sellepärast et mina isiklikult väga kahtlen täna selles, et Eesti rahvas olemas on. Kõigepealt tuleks nagu seda tõestada ja seda saabki tõestada läbi usu ja mis usk see on, kui ei järgne tegusid, nii et ühesõnaga sellest kõikumatust usust peab tulema välja vankumatu tahe, tööd teha, rahvana püsima jääda ja no loomulikult eks seda töövilju peavad edasi kandma ju järglased, see tähendab ikkagi jõuame tagasi ka perekonna juurde ja rahvusliku kokkukuuluvuse juurde, sellepärast rahvus on ju laiendatud perekond.